Tervist kõigile! Siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2025. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud, aga vastuseks peaksid tulema samad, sest need on ka kontrollitud Harno lehelt. Esimene ülesanne. Siit saab kätte 5 punkti. Lihtsustage selline avaldis, kus A on suurem kui 0 ning B ei võrdne 0-ga. Alustame esimesest korrutisest. Korrutades viime kõik arvud ning tähed ühele joonele. Koheselt on näha, et saame maha tõmmata AB-d ning 6 ja 3 on teisisõnu 2. 2 ruudus on 16. Järgmiseks jagatis. Jagamisel, kui on sama väärtus, lahutame astandajad üksteisest, vastuseks saame A astmel 0,5 ehk ruutjuur A teisisõnu. Järgmisena võtame sulu ette. Siin on järjekordne reegel, ehk siis korrutame 6 1/12 saada lahti sulgudest. Vastus on A astmel 1/2 ehk ruutjuur A. Paneme kõik lihtsustatud avaldused ritta ning saame vastuseks lihtsalt 16. Sellega saime ka esimese ülesande tehtud. Ülesanne 2. Selle eest samuti saab 5 punkti. Joonistage koordinaatteljestiku sirget y võrdub 1/2, x pluss 2 ja x võrdub 6. Esimesena tuleb viirutada kujund, mis on piiratud antud sirgete ja mõlema koordinaatteljaga. Esimeseks tuleb sirged joonisele lisada ning siis tuleb viirutada see kujund. Teisena peame leidma selle kujundi pindala. Tegemist on trapetsiga ning peame kasutama trapetsi pindala valemit. Aluste ja kaatetite väärtused saame jooniselt maha lugeda. Trapetsi pindala valem on A pluss B jagatud 2 korrutatud kõrgusega. Pannes arvud valemisse saame vastuseks 21 ruutühikut. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Siit samuti saab 5 punkti. Joonisel on funktsiooni fx võrdub 2 kosinus x-iga graafik lõigul miinus pi jagatud 2 ja 2 pi-ga. Esimene punkt. Leidke antud lõigul funktsiooni fx negatiivsuspiirkond ja graafiku miinimumpunkti koordinaadid. Negatiivsuspiirkond on kõik, mis jääb selle viirutatud piirkonna vahele ning jooniselt saame lugeda maha, et see on pi jagatud 2 kuni 3 pi jagatud 2. Peame leidma ka miinimumpunkti koordinaadid. See koordinaat asub x kohal ning y väärtus tuleb -2. Teine punkt. Kas punkt A asub funktsiooni fx graafikul, põhjendage oma vastust. Selleks, et leida kas asub, peame panema x-i võrduma selle A punkti x-iga, milleks on pi jagatud 3. Kuna tegemist on koosinusega, siis teame, et pi jagatud 3 on 60 kraadi ning koosinus 60 on 1/2. 2 korda 1/2 võrdub 1. Kuna meie leitud vastus ei ole -1, siis ei saa selline punkt graafikul asetseda. Sellega saime kolmanda ülesande tehtud. Ülesanne 4. Siit võib teenida kuni 5 punkti. Karbis on rohelised ja punased pliiatsid, kokku 27 pliiatsit. Valides juhuslikult ühe pliiatsi, on punase pliiatsi saamise tõenäosus 4/9. Esimene küsimus. Mitu punast ja mitu rohelist pliiatsit on karbis? Olgu punaste pliiatsite arv P ja roheliste pliiatsite arv R. Siis saame tehte, et P pluss R võrdub 27. Punase pliiatsi tõenäosus on P 27 võrdub 4/9. Leiame sellest P ning vastuseks tuleb 12. Leiame ka roheliste pliiatsite arvu, pannes algsesse tehtesse P väärtuse ning vastuseks tuleb 15. Seega on karbis 12 punast pliiatsit ja 15 rohelist pliiatsit. Teine punkt. Arvutage järgmiste sündmuste tõenäosus. Üks juhuslikult võetud pliiats on roheline. Kuna me teame juba punase pliiatsi tõenäosust, lahutame ühest selle ning saame 5/9. Ning teiseks, 2 juhuslikult võetud pliiatsit on mõlemad punased. Et leida see korrutis, teame, et algselt on 12 punast 27 ning seejärel on jäänud 11 punast alles 26. Need tuleb korrutada ning tõenäosuseks saame 22 117. Sellega lõppes 4. ülesanne. Ülesanne 5. Siit saab juba 10 punkti. Lahendage selline võrratuse süsteem ja leidke selle võrratuse süsteemi kõik täisarvulised lahendid. Leiame esimesena esimese võrratuse x-i. Absoluutväärtuseks tuleb paremale poole 3. Viime x-id paremale poole ning siis jagame tervet rida 3-ga ning saame, et x on suurem kui 2/3. Võtame ette teise võrratuse. Korrutame terve rea 6-ga, et saada lahti murdudest. Viime x-id vasakule poole ning jagame terve rea 6-ga ja saame, et x on võrdne või väiksem kui 4.
Tegin siia ka teile joonise, et aru saada, millist osa me sellest otsime. Kuna küsitakse ainult täisarvulisi lahendeid, ehk nagu 1, 2, 3 ja nii edasi, peame vaatama, mis sinna hulka jääb. Siit tuleb 3 ja 4, sest nagu näha, 4 oli ka kaasa arvatud. Sellega saime 5. ülesandele tehtud. Ülesanne 6. Samuti 10 punkti. Lahendage 2 võrrandit, esimeseks on meil eksponentvõrrand. Viime 1 27 paremale poole. 9 saame kirjutada kui 3 ruudus ning 1 27 kui 3 astmel -3. Kuna nüüd mõlemal poolel on 3, saame astendajad ette võtta. Viime 4 teisele poole ning jagame tervet rida 2. Vastuseks saame -3,5. Järgmiseks tuleb teha logarütmvõrrand. Kui on 2 sama logarütmi ja tegu on liitmisega, siis teades reeglit, saame tuua logarütmitava ühesse logarütmi ning korrutada mõlemat. Kuna mõlemal pool on sama logarütm, saame teha samuti sama asja, mis eksponentvõrrandiga. Viime kõik vasakule poole ning nüüd tuleb lahendada ära ruutvõrrand. Selleks kasutame selle lahendamise valemit ning ruutjõre alt tuleb välja 6. Esimene x tuleb 4 ja teine x tuleb -2. Sellega lõppes 6. ülesanne. Viimane ehk 7. ülesanne. Õpilane Juhan joonestas GeoGebra arvutiprogrammi abil võrdhaardse kolmnurga ABC. Kolmnurga haar BC oli pikkusega 10 cm ja tipunurk ACB oli 64 kraadi. Juhan joonestas haarale BC kõrguse, mis jaotus kolmnurga ABC 8 osaks, kolmnurkadeks ABD ja ACD. Juhanile näis, et kolmnurga ABD pindala oli 2 korda suurem kui kolmnurga ACD pindala. Arvutage kolmnurkade ABD ja ACD pindalad ning otsustage, kas Juhanil oli õigus. Algjoonis peaks midagi sellist teil välja nägema. Teame, et tegu on võrdhaardse kolmnurgaga, seega on mõlemad nurgad 64 kraadi. Lahutame 180 mõlemad ning saame, et ülemine nurk on 52 kraadi. Järgmisena leiame BD pikkuse. Selle jaoks saame kasutada koossiinust ning eraldame sellest BD. Vastuseks saame ligikaudu 6,16 cm. Et leida DC pikkus, lahutame tervest ehk 10 6,16 ning saame 3,84 cm. Et leida nurk beta, peame kasutama siinust. Vastuseks saame 38 kraadi. Et leida beta all olevat nurka, lahutame 64 kraadist beta ning saame 26 kraadi. Nüüdseks meil on piisavalt andmeid olemas. Järgmisena peame leidma nii ACD kui ka ABD pindala. Et leida AD pikkus, peame kasutama Pythagorase teoreemi ning saame vastuseks 7,88 cm. ACD pindalaks tuleb 15,13 ruutcentimeetrit ligikaudu ning ABD pindalaks tuleb ligikaudu 20,27 ruutcentimeetrit. Kuna Juhan arvas, et 1 on teisest 2 korda suurem, korrutame ACD pindala 2 ning saame selleks 30,26 ruutcentimeetrit. Kuna see on suurem kui ABD, ei ole see 2 korda suurem, ehk siis Juhanil polnud õigus. Sellega saime ka 7. ülesande tehtud. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal. Mul on iga aasta jaoks tehtud üks kitsa ja üks laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis!